On palju erinevaid meetodeid, kuidas siis ennast arendada, ennast teadvustada. Parem on kõike korraga teha, lugeda tarku raamatuid, kuulata tarkade inimeste loenguid, mediteerida, palvetada Jumala püha nime, teha kodualtar, käia emakest loodust tunnetamas, talle, kuidas sa oled lähemalt temaga tuttavaks saamast, näha, et imelist energiat taga on teadvus, süsteem, elu kõige kõrgem. Aga üks huvitav lähenemine võib ka võtta niimoodi, et kui me need kõiki asju teeme, kuidas seda õnne kogeda paremini, pluss veel, eks palju asju veel juurde, eks ju. Et sa oma keha templi eest hoolitsed, näiteks sööd õieti, et seal vägivalda võimalikult vähem oleks. Ja mingeid asju tuleb veel mulle meelde. Kes need jõuab kirjeldada seda mõnusat mitmekesisust, kuidas inimesed läbi ajaloo on teinud need samme iseenese Jumala ja valguse poole. Ja õnneks on need hästi palju erinevaid. Et ei ole niimoodi, et ta nagu üks selline meetod. Ma mõtlen nagu, et mingi mehaaniline meetod. Kõikidele meetodi taga, kõige selle mehaanika, isegi religiooste rituaalide ja selle transcendentaalse mehaanika taga on Jumala õnnistus, loodusõnnistus, õige vibratsioon. Ja kui see on õige suund, siis taga on ikkagi nagu ülihing või püha vaim või kõige kõrgem. Kuigi nad on ka nagu ma ei tea, autoga, eks, punktist A punkti B, eks. Aga moksha vabanemine äkki siin ja praegu ja kohe üks lihtsamaid seletusi on selles, et hakkad vähendama oma peenkeha kuni alateadvusena välja neid solvanguid. Solvang on see, kui sa mitte mõistes kedagi kohe kritiseerid või närvikavas leiad ennast jälle kellegi üle niimoodi naermast või kuidagi alateadlikult näed, et palju elusolendid on rumalamad kui sina ja sa oled nagu parem vast. Ja isegi mängid selle peale, et umbes karma peale, et see ongi nende karmad, need peadki oma kräppi läbi käima, eks. Võib-olla see on niimoodi enda pool ka. Aga teistpidi, vabanemine moksha on see, kui sa vähendad, treenid ja näitad kõige kõrgemale loodusele, et ma tahaks õppida nüüd vähe sellest, et mitte taga rääkima, mitte kritiseerima, aga kõik elusolendid, kes mulle elus on saadetud ja kes on ja eksisteerivad ja kes tulevad minevikust, tulevikust, need iga kokkupuudega nendega, minu sisemine mina ja hing tunneb sellist spontaanset ekstaatilist armastust kõikide elusolendite vastu. Hoolimata kõigist nendest faktoritest, mida võime siin lugeda tunde aega, eks. Keegi ütles halvasti, keegi mõtles halvasti, keegi rääkis taga, keegi füüsiliselt tegi niimoodi. Keegi on ateist, keegi ei ole, keegi on usufanaatik, keegi on kõigil on oma see pagas, eks ju, me näeme seda, tunnetame ja me ei tea, kuidas sellest käituda nendes olukordades mõnikord. Ja läheme kiiresti siis sinna negatiivide ise ka Aga selle moksha vabanemise põhimõte on selles, et siin ja praegu kohe aru saada, et kõik kokkupuuted seal kõikide energiate, kõikide olukordadega, planeetidega, inimestega, oma karmaga, oma kehaga, kõikide taha peaks tulema selline puhas emotsioon, armastus. See kõlab nagu küll sentimentaalselt, aga see peab olema nagu ideaalis, ütleme, kui sa oled nagu puhas pühenduna. See on nagu spontaanne, see ei ole niimoodi, et ma üritan, algaja nagu mina üritan, eks ju, mõtleb, püüab ennast kinni, kui ta kuskil on natuke kedagi kritiseerinud peenel tasemel, mitte isegi negatiivselt, aga niimoodi, et sa võid näha asju küll, aga see ei tähenda, et sa saad vabanemist, ma arvan, et ennem ei saa vabanemist, kui me siin ja praegu selles punktis õpime kõike, mis on meiega juhtunud, kõike kokkupuutud, kõikide elusolenditega väga sügavas tänus ja austuses armastama. Ja sisemiselt jääma alandlikuks ja jõuaks nagu nii kaugele see teadus, et saad aru, et Jumal spetsiaalselt, see ongi sinu vabanemise tee. Kuidas sa selles, mis sul on, selle atribuutikaga, selle keha atribuutika, seda mõistusatribuutiga, nende sugulastega, selle riigiga, selle ilmaga, kuidas sa nende kõikide kokkupuudetega jääd nagu armastusse.
püüad või püüdled nagu. No siis oledki vaba oled hing, siis vahet ei ole, mis olukord on, kui sa selle kunsti ära õpid. kõikide olukordade ja elusolendite ja hea ja halva taga on see puhas, sügav, algne Jumala isiksuse ma ütlen, eksamineerimiskomisjon, kes sind paljastab läbi nende olukordade su nõrgad kohad, mida saab siis kobestada.